Kas sina oled mõelnud, kuidas astronaudid maale naasevad? Täna teemegi eksperimendi ja ehitame erinevaid kosmosekapsleid ja vaatame siis, kuidas ja mis füüsikalised tingimused seal tuleb arvesse võtta. Aga enne seda vaatame, miks üldse inimesed on nii väga tahtnud alati sinna kosmosesse tükkida ja teeme sellise põgusa ülevaate, miks tänapäeval on üldse oluline kosmoseuuringud. Meie tänase eksperimendi kangelane on astronaut Muna, keda me siis nende erinevate kapslite kukutamisega proovime päästa ja ellu jätta, nii et loodame kõige paremat. Kosmosesse minek ei ole tegelikult nii vana nähtus. Kosmosesse minek sai võimalikuks teise maailmasõja lõpul, kui Saksamaa lõi ballistilised raketid ja selle tehnoloogia tulemusel sai ka võimalikuks kanderakettide valmistamine. Kui sõda oli läbi, külma sõja ja võidurelvastumise taustal, riigid nagu Ameerika ja Venemaa tegelikult ka võistlesid selle nimel, kes esimesena inimese kosmosesse saadab. Ja see saigi võimalikuks 1961. aastal, kui siis kõige esimesena Venemaal õnnestus inimene kosmosesse saata. Tol hetkel Juri Gagarin, kes selleks astronaudiks osutus, oli siis orbiidil täpselt 108 minutit. Aga USA ei jäänud väga palju maha, vähem kui kuu aja pärast oligi ka nende astronaut kosmosesse saadetud ning tegelikult võib vist öelda, et nad mõlemad olid võidumehed. Külma sõja raugedes riikidevahelised suhted leevenesid ja sai võimalikuks ka ühine koostööprojekt. Erinevad riigid panid oma jõud kokku ja võimalikuks sai rahvusvaheline kosmosejaam, mis siis valmis 20. sajandi lõpuks. Ja me jõuamegi selleni, et miks siis tegelikult on vajalik üldse meil sinna kosmosesse oma nina toppida. Selles kosmosejaamas elavad enamasti ikkagi teadlased. Ja mis on siis nende teadlaste roll seal kosmoses? Ennekõike on oluline monitoorida kosmose ilma. Näiteks, kuidas päikese magnettormid mõjutavad meie maakera. Ühtlasi jälgitakse asteroidide liikumisi ja jälgitakse ja arvutatakse, et ega need ometigi maaga kokku ei põrkuks. Kõikide nende kosmosemissioonide tagajärjel on ka ühtlasi tekkinud meie maakera orbiidile väga palju kosmoseprügi. Ka sellel tuleb silma peal hoida, et see ei lõhuks meie orbiidil lendavaid satelliite ega ka ei kukuks maa peale. Enamus sellisest väiksemast prügist põleb küll meil atmosfääris ära, kuid on ikkagi ajaloos olnud juhuseid, kus suuremad tükid on langenud maa peale. Täna on kosmoses ligi 1500 toimivat satelliiti ja tänu nendele satelliitidele on võimalik meil luua interneti võrguühendus ja kasutada GPS-i võimalusi. Samuti jälgitakse, et need samad kosmoseprügi, mis meil pidevalt ja väga suures koguses orbiidil on, ei kahjustaks neid satelliite. Viimaseks suuremaks valdkonnaks, miks me kosmoses peaksime kohal olema, on ka sealtpoolt vaadatud maakera erinevad kliimamuutused. Me saame vaadata ja jälgida ja hoiatada erinevate looduskatastroofide eest ja jälgida ka lihtsalt inimeste liikumist. Kosmosest naasmine on tegelikult kosmosemissioonide kõige ohtlikum osa. Sel põhjusel, et see esitab väljakutse nii materjalidele kui ka tehnoloogiale. Sest kui kosmosekapsel siseneb läbi atmosfääri, siis see võib minna põlema. See tähendab seda, et need materjalid, mida nende kapslite puhul kasutatakse, peavad olema tulekindlad. Ühtlasi on oluline, et kosmosekapslitel oleks langevarjud. Neid võib olla üks või mitu. Ja see on tähtis just selle nimel, et enne kui see kapsel maaga või ka veega kokku põrkub, et ta võtaks enne seda hoo maha. Kosmosekapsli kõige olulisem osa ongi see, et vähendada seda põrkejõudu, mis sellele mõjub, kui ta mööda vastu maad või vett lendab. Üks printsiip siis ongi, et oluline on vähendada selle kapsli kiirust ja seda aitab siis teha need samad langevarjud.
aga seal on veel 2 olulist printsiipi ja üks neist siis on, et tuleks ka võimalikult vähendada siis antud juhul meie muna puhul jõudu, mis sellele rakendub. Ja see põhiprintsiip siis on, et juhi jõud sellest munast eemale. Ja 3. printsiip on see, et pikenda võimalikult kaua selle põrkejõu kestvust ehk aega. See tähendab seda, et ehitusmaterjalina võiks siis kasutada selliseid võimalikud elastseid ja pehmeid materjale, et see muna ümber olev kest ei oleks liiga jäik. Me oleme tänaseks eksperimendiks ette valmistanud juba mõned kosmosemudelid, mida me nüüd hakkame testima. Ja ma olen selleks appi palunud meie Vivistopi liikme Karoliini. Tere! Meie esimene näidis kosmosekapsel on ehitatud penoplastist ja me oleme talle külge pannud ka siis sellise langevarju ja ühtlasi siis ka juba meie astronaut muna, kelle me oleme siia kõvasti tihkelt kinnitanud ja see kinnitamine on ka väga oluline, kui te oma kapsleid ehitate, et see muna siit pool lendamise pealt välja ei kukuks. Aga siis proovime järgi. Ja nagu näha, siis meie astronaut muna jäi terveks, seda ennekõike arvatavasti selle tõttu, et see sama vari võttis hoo maha täpselt vahetult enne, kui see kokkupõrge toimus. Meie teine näidiskapsel on ehitatud kõrtest ja oleme ta siis teinud selliseks hästi suureks ja muna kinnitanud siia selle struktuuri keskele. Ja see on siis selle eesmärgiga, et võimalikult palju pikendada siis selle munale mõjuva põrke jõudu. Nii, ole hea. No nii, 1, 2, 3. Ahaa, jäi terveks. Hästi tehtud. Nii, järgmisena proovime siis sellist natuke teistsugust lahendust, et oleme talle teinud sellise ruudustruktuuri, kasutanud munakarpi ja selle puidustruktuuri külge kinnitanud õhupallid ja loodetavasti siis need õhupallid võtavad selle põrke enda peale. Ole lahke. No nii, vaatame siis, kuidas selle astronaudiga meil siis läks. Lõikan ta siit lahti, et siis on paremini näha, kas muna jäi terveks. Katki läks! Nii, 4. kosmosekapsliks oleme siis meisterdanud sellise karbi. Selle ära sees pehmendanud siis mullikilega ja veel mõne sihukese pehmema materjaliga. Ning selle langevarju asemel siis kasutame seekord õhupalle. No nii, vaatame, mis meil siin juhtus. Mul on praegusel esimesel pilgul vaadates, et see vist jäi meil terveks. No nii, tundub, et täitsa terve. Ja kõige viimase mudelina siis testime legodest ehitatud sellist väikest majakest. Muna oleme siia sisse pannud ja ka natukene ära pehmendanud, et vaatame, kuidas siis sellisel ilma langevarjuta või õhupallideta versioonil läheb. No natukene on, ütleme siis nii, et tal on võib-olla vaja minna ikkagi arsti juurde. Et nagu näha, siis enamuse sellest põrkejõust sai see legomaja enda peale ja muna on peaaegu et terve, kuigi jah, natukene siit see
peapoolne osa on saanud ühe obaduse, aga muidu jah, ikkagi päris, ma arvan, hea eksperiment siiski. Nüüd, kus me oleme läbi proovinud erinevad kosmosekapslid, me enam-vähem teame, et millised olid meil sellised edukamad lennud ja millised mitte, nii et proovime nüüd ka ehitada ühe koos. Teeme siukse kapsli, milles me kasutame kõrsi, õhupalle ja muna keskele. Ja võib-olla siis paneme mingit pehmendust ka sinna ümber. Ja. Just, aga proovime järgi, vaatame, mis tuleb. Selline ta meil sai, aga siis proovime neid õhupalle. Nii, aga kasutame siis õhupalle, ühendame need siia ära, mõtleme, kuhu me need siia kinnitame. Ma arvan, mul on selline tunne, et siia vist on kõige parem. Et selline sai siis meie kosmosekapsel ja lähme testime, kuidas see töötab. No nii, aga siis proovime järgi. Teeme nii, et ma loen 1, 2, 3 start ja siis sa lased selle õhku. Teeme nii. 3, 2, 1, start. Ja muna on terve. Hästi tehtud. Karolin, mis arvad, miks sinu muna terveks jäi? Ma arvan, et see jäi terveks sellepärast, et siin oli pehmendus ja ka, et kõrred võtsid kogu selle põrkejõu endale. Ja mis need õhupallid tegid? Aeglustasid ka seda kukkumist. Just, ma arvan, et see oligi see põhipõhjused. Aga kuidas sulle muidu meeldis see? Väga meeldis. Väga meeldis. Kas sa tahaksid seda veel korra proovida? Kindlasti. Seda eksperimenti võib siis teha kodus, koolis, individuaalselt või tiimitööna ja õpetab lastele ka tegelikult väga põnevaid füüsikalisi tarkusi.